Tere, väike sõber! Mina olen Palingu, vana flamingo, kes on kogunud jutte igast maailma nurgast. Täna räägin sulle loo ühest koerast, kes tahtis koos sõpradega midagi suurt ehitada. Aga avastas, et koos ehitamine on palju raskem, kui ta arvas. Koer Bruno oli üks väga tegutsemishimuline koer. Tal oli pruun karvkate, üks kõrv püsti ja teine lonti ning saba, mis ei suutnud kunagi paigal seista. Kui Bruno oli rõõmus, liputas saba paremale. Kui Bruno oli põnevil, liputas saba vasakule. Ja kui Bruno oli väga põnevil, keeras saba ringi nagu tuuleveski. Bruno elas metsaservas, kus kuused ja männid kasvasid kõrgeks ja sirgeks. Iga hommik jooksis ta metsas ringi, nuusutas põõsaid ja otsis seiklusi. Ühel kevadel, kui õhk lõhnas vaigust ja värsketest pungadest, leidis Bruno midagi erilist. Vana, suur mänd. Paksema tüvega kui ükski teine puu metsas. Selle oksad olid jämedad ja tugevad ja seal kõrgel okste vahel oli lame koht, nagu looduse enda tehtud platvorm. Bruno istutas end maha ja vaatas üles. Saba keeras ringi nagu tuuleveski. See on täiuslik koht, hüüdis Bruno. Siia saab ehitada puumaja. Ta jooksis kohe oma sõpru otsima. Esimesena leidis ta kukk Arturi. Artur oli suur ja uhke kukk, punase harjaga ja läikivate sulgedega. Ta kõndis alati rind ees, pea püsti, nagu oleks ta just paraadi juhtimast tulnud. Artur teadis kõike. Vähemalt tema ise arvas nii. Ja kui keegi juhtus seda kahtlema, siis seletas Artur pikalt ja põhjalikult, miks tal on õigus. Puumaja! Artur sirutas kaela ja pööras pead. Suurepärane mõte! Muidugi peame kõigepealt tegema korraliku plaani. Ilma plaanita ei saa midagi ehitada. Ja plaanide tegemisel olen mina kõige parem. Siis leidsid nad kilpkonn Siimu. Siim oli rahulik ja mõtlik kilpkonn. Ta ei teinud kunagi midagi kiirustades. Kui teised jooksid, Siim kõndis. Kui teised hüppasid, astus Siim ettevaatlikult. Aga mis ta tegi, seda tegi ta alati korralikult. Siim mõõtis enne 3 korda, enne kui 1 korra lõikas. Puumaja, Siim mõtles pikalt. Väga pikalt. Nii pikalt, et Juhan oleks jõudnud vahepeal metsas 3 ringi joosta. Hea mõte, ütles ta viimaks. Aga see peab olema tugev, väga tugev. Mina kontrollin, et iga naela ja kruvi löök oleks täpselt õiges kohas. Viimaks leidsid nad jänes Juhani. Juhan oli kiire ja kärsitu jänes, kelle pikad jalad ei suutnud kunagi ühes kohas kaua seista. Isegi kui ta istus, siputas ta kõrvadega ja trummeldas tagajalaga vastu maad. Puumaja! Juhan hüppas rõõmust nii kõrgele, et peaaegu jäi kuuse oksa külge. Alustame kohe, praegu! Mida me veel ootame? Laudu on metsas küll ja veel. Nii läksid nad 4 vana männi juurde. Kõik vaatasid üles paksudele okstele. Vaat, ütles Bruno, see koht seal okste vahel on ideaalne. Jah, ma näen, katkestas Artur ja lehvitas tiivaga. Kuulake, mul on juba valmis plaan peas. Ehitame 4-kandilise maja, 2 aknaga, ilus katus peale ja väike redeliga uks. Aga miks peab olema 4-kandiline? Juhan keeras kõrvu. 3-nurkne on palju ägedam ja kiirem ehitada. 3-nurkne ei ole praktiline, ütles Siim aeglaselt. Ruumi jääb vähe. 4-kandiline on kõige tugevam kuju. Ümmargune, ütles Juhan.
Teeme ümmarguse. Ma nägin ükskord varese pesa. See oli ümmargune ja täitsa ilus. See oli pesapall, Juhan, ütles Artur kuivalt. Mitte maja. Bruno vaatas ühelt teisele. Äkki me koos istume maha ja... Ma tean, kuidas ehitada, ütles Artur ja sirutas rinna ette. Mina olen iga hommik kõige esimesena üleval. Mina näen maailma kõige kõrgemalt kohalt. Mina peaksin seda juhtima. Sina, Siim raputas aeglaselt pead. Sa ehitad nagu linnupesa, okstest ja õhulossidest. Mina tean, mis on tugev ja minokr. Mina peaksin juhtima. Aga mina olen kõige kiirem, Juhan trummeldas jalgadega. Ilma minuta oleksite siin homme ka alles arutamas. Bruno tõmbas sügavalt hinge ja avas suu. Aga keegi ei kuulanud. Artur oli juba võtnud terava kepi ja hakkas liivale plaani joonistama. Nii, see sein tuleb siia, sellise nurga all, ja katusekalje peab olema. Siim lonkis lähemale ja nikutas pead. Need mõõdud on valed. Sein peab olema laiem, muidu ei pea tuulele vastu. Minu mõõdud on alati õiged, kiitis Artur ja lõi tiivaga vastu maad. Juhan oli samal ajal juba poolel teel männi otsa roninud. Hei, hüüdis ta ülevalt. Ma alustan juba siin. Keegi visaku laudu üles. Ära alusta ilma plaanita, hüüdis Artur. Ära alusta ilma mõõtmata, hüüdis Siim. Aga Juhan ei kuulanud. Ta vedas laudu üles ja hakkas naelutama. Pauk, pauk, pauk. Ja nii see läks. Igaüks omas nurgas, igaüks oma plaani järgi. Artur ehitas ühte külge, puhas, korralik, iga laud täpselt paigas. Ta isegi mõõtis tiivaga vahesid laudade vahel. Siim ehitas teist külge, topelt laudadega, igale poole lisatugi, nii raske, et oksad hakkasid alla painduma. Juhan ehitas kolmandat külge, kiiresti ja hoogsalt. Lauad olid viltu, naelad pooleldi sees, aga tema arust nägi välja vägagi iseloomulik. Bruno kõndis ringi ja proovis aidata, aga keegi ei öelnud talle, mida teha. Iga kord, kui ta küsis, sai ta 3 erinevat vastust. Too laudu, ütles Artur. Too naela tasemel kruve, ütles Siim. Ära too midagi, tule aita naelutada, ütles Juhan. Bruno ohkas ja istus maha. Pärastlõunaks oli puumaja valmis. Ehk õigemini 3 eraldi tükki olid valmis. Arturi osa oli 4-kandiline, korralike sirgete joontega. Siimu osa oli tugev kui kindlus, aga nii raske, et oks vajus alla. Ja Juhani osa, see oli kiirelt tehtud. Nii kiirelt, et mõned lauad olid valet pidi ja ühest august paistis taevas. Aga kõige hullem. 3 osa ei sobinud kokku. Arturi sein ei ühildunud Siimu seinaga. Juhani katus oli teise nurga all kui ülejäänud. Kogu ehitis nägi välja nagu 3 erineva pusletükid, mis olid kokku surutud. Valmis, hüüdis Juhan ülevalt. Nad ronisid kõik ettevaatlikult üles. Bruno astus esimesena laudadele. Midagi kriiksus. Kas see peaks niimoodi kriikuma, küsis Bruno, kõrv tõstetud. Minu osa ei kriiksu, ütles Artur. Minu osa on kindlasti tugev, ütles Siim. Siis astus Juhan 2 laua vahele, mis ei olnud päris koos. Üks laud tuli lahti, siis teine. Kogu puumaja hakkas aeglaselt kõikuma, nagu laev tormisel merel. Ütles Bruno. Praks! Esimesena tuli lahti Juhani katus, siis Arturi sein,
ja lõpuks suure mürinaga andis alla ka Siimu üliraske põrand. Lauad, naelad ja 4 looma kukkusid alla. Õnneks mitte kõrgelt. Vana mänd oli oma oksad madalale sirutanud, nagu oleks ta tahtnud neid kinni püüda. Aga nende uhkus, see sai suure mühaka. Nad istusid katkiste laudade ja viltuste naelte keskel. Tolm tõusis õhku. Kõik vaatasid üksteist. See on sinu süü, ütles Artur Juhanile ja torkis tiivaga tema poole. Sa ei jälginud minu plaani. Sinu plaan oli rumal, ütles Juhan. Liiga keeruline, liiga aeglane. Minu osa oli tugev, ütles Siim rahulikult. Teised osad ei pidanud vastu. Sinu osa oli liiga raske, ütles Juhan. Seepärast oks alla painduski. Aga vähemalt mina mõõtsin, ütles Siim. Jah, sa mõõtsid terve päeva ja ehitasid pool seina, ütles Artur. Kõik rääkisid korraga. Keegi ei kuulanud kedagi. Hääled läksid üha valjemaks. Bruno istus vaikselt. Ta vaatas oma sõpru ja kuulas nende vaidlust. Siis ta tõusis püsti, tõmbas sügavalt hinge ja... Sõbrad, haukus Bruno nii kõvasti, et isegi rahnul istuv vares ehmus ja lendas minema. Kõik jäid vait. Bruno vaatas neid ükshaaval. Kas teate, mis tegelikult valesti läks? Juhani lauad, alustas Artur. Ei, Bruno raputas pead. Me ehitasime 3 erinevat maja, mitte 1. Igaüks omas nurgas, igaüks ainult oma plaani järgi. Keegi ei kuulanud teist, keegi ei küsinud teise arvamust. Keegi ei öelnud midagi. Metsas oli nii vaikne, et oli kuulda, kuidas rähn kaugel puud koputas. Artur vaatas maha ja urgitses küünega maad. Siim pööritas oma väikesi silmi. Juhan kratsas kõrva taha pika jalaga. Brunol on õigus, ütles Siim viimaks, ja tema hääles polnud enam seda kindlat tooni. Ma ei kuulanud teie mõtteid. Ma arvasin, et minu viis on ainus õige viis. Artur köhatas. Ma ka. Ma tahtsin juhtida ja ei küsinud kordagi, mida teie tegelikult arvate. Ma arvasin, et hea plaan tähendab minu plaani. Juhan ohkas pikalt. Ja mina ei viitsinud oodatagi. Tahtsin lihtsalt kiiresti valmis saada. Ma ei mõelnud, kas teised on valmis. Nad istusid vaikselt. Tuul puhus läbi männi okste ja tegi vaikset vilet. Kusagil eemal laulis must rästas oma õhtust laulu. Kas proovime uuesti, küsis Bruno. Artur, Siim ja Juhan vaatasid teineteist. Arturi harjal oli tolmu, Siimu kilbil kriimustus ja Juhani kõrvad olid lontis. Nad nägid päris armetud välja. Siis ükshaaval noogutasid nad. Aga seekord teeme koos, ütles Bruno. Päriselt koos. Seekord istusid nad enne kõik maha. Mitte igaüks oma nurka, vaid kõrvuti, ringi. Artur, ütles Bruno, sina oskad hästi planeerida. Tee meile plaan, aga küsi enne, mida meie tahame. Artur noogutas. Ta võttis kepi ja joonistas liivale, aga seekord küsis ta enne igat joont. Mida sina tahad, Juhan? Ma tahan, et seal oleks ruumi karata, ütles Juhan. Ja et sinna saaks kiiresti üles ronida. Ja sina, Siim? See peab olema tugev, ütles Siim. Aga mitte liiga raske.
Ma mõõdan, aga ainult 2 korda, mitte rohkem. Mina tahan, et sealt oleks ilus vaade, ütles Bruno. Artur joonistas ja kustutas, joonistas ja muutis. Teised vaatasid ja pakkusid ideid. Ja kui Artur tahtis jälle kõike ise otsustada, peatas ta end ja küsis. Kas nii on hea? Kõik noogutasid. See on palju parem plaan, ütles Siim. Ja sinna mahub kargama ka, ütles Juhan. Nii alustasid nad uuesti. Ja seekord oli kõik teisiti. Juhan vedas oma kiirete jalgadega lauad üles. Siim kontrollis iga liitekoha ja keeras kruvid korralikult kinni. Artur jälgis, et kõik oleks plaani järgi. Ja Bruno hoidis kõiki koos. Kui Juhan tahtis kiirustada, ütles Bruno rahulikult, oota, lase Siimul kontrollida. Ja Juhan ootas. Esimest korda elus. Ta trummeldas küll jalaga vastu oksa, aga ta ootas. Kui Siim tahtis 3. korda ümber mõõta, ütles Bruno. Siim, sinu esimene mõõtmine oli õige. Usaldame seda. Ja Siim noogutas. Sul on õigus. 2 korda piisab. Kui Artur tahtis plaani muuta, küsis Bruno. Kas me kõik oleme nõus? Ja seekord nad küsisidki ja kuulasid vastust. Korra läks peaaegu jälle vana rada pidi. Juhan hakkas kiirustama ja Artur hüüdis. Aga siis vaatasid nad teineteist, meenutasid katkisi laudu ja suurt mürtsu ja hakkasid naerma. Jälle sama lugu, naeris Juhan. Peaaegu, naeris Artur. Tund tunnilt kasvas puumaja männiokste vahel. Seekord ei kriiksunud lauad. Seekord ei paindunud oks alla ja seekord olid naelad ja kruvid tugevalt sees. Pärastlõunaks, kui päike hakkas metsas pikki varje heitma, oli puumaja valmis. Nad ronisid üles. Kõik 4 mahtusid kenasti sisse. Siim hüppas, mitte midagi ei kriuksunud. Juhan kargas nurgast nurka. Ruumi oli küllalt. Artur vaatas seinu, sirged ja korralikud. Ja Bruno vaatas aknast välja. Vaade oli ilus. Kuused ja männid sirutusid kaugusesse. Kased hiilgasid õhtupäikeses ja kaugel mäekünka taga hakkas päike loojuma, värvides pilved roosaks ja kuldseks. See on palju parem kui minu algne plaan, ütles Artur tasa. Sest see pole ainult sinu plaan, ütles Siim. Ja seekord kõlas see nagu parim kompliment, mida kilpkonn üldse öelda oskab. Ja see on palju tugevam kui minu kiire ehitus, naeris Juhan. Sest see pole ainult sinu ehitus, ütles Bruno. Tema saba koputas vastu uut puupõrandat. Toks, toks, toks. Teate, mis on kõige parem, ütles Bruno. Mis? Küsisid teised. Et me seda koos tegime. Päriselt koos. Ja see, et me alguses eksisime, see polnud halb. Just see õpetas meile, kuidas koos tegutseda. Nad jäid sinna istuma, kuni esimesed tähed tulid välja. 4 sõpra ühes puumajas, mis polnud täiuslik, aga oli nende oma. Igast küljest paistsid erinevad ideed, mis olid kokku kasvanud üheks tervikuks. Nagu supp, kuhu igaüks oli lisanud oma koostisosa. Ja nüüd, väike sõber, on sinugi aeg puhkama jääda.
kui sa kunagi koos sõpradega midagi teed, siis mäleta. Kuula neid. Nende mõtted võivad olla just need, mis sinu oma mõtteid paremaks teevad. Ja kui miski ei õnnestu, ära süüdista teisi. Istu maha, räägi ja proovi uuesti. Seekord koos. Head ööd, väike sõber. Sinu Palingu.